Tuletaks meelde ju. Kokku 28 tegelikult isegi juba rohkem. Aga nagu öeldud, siis on lisandunud ja kui finaali edasi saate, mul on see lastesõit. Lõpuks saame siis, kui ja siis läheme juba naiste eliidi juurde. Take your positions. Ready? Ja siis üks Eesti mees, kellele tegelikult hoidas ees on Martin Liin, valitsev Tartu rullususe sprendi võitja. Ikkagi numri on 5, Sebastian Ligueros ja Congratulations on your first place, Sebastian. How was the race today? I'm very happy. Thank you for my team, USMA, for support. It's very difficult for in the corner. It's very hard. It's good for me racing in Tartu. But you told before that the weather here is really cold. So was it too cold to you to race or not? Yeah, it's nice. Still cold? Yeah. tänase sõidu Jaanus Papp. Nii, hästi. Lõpp juba paistab, jah? Pool maratoni distantsi. Millised eesmärgid täna siis endale seate? Läbi sõita ilusasti pidupäeva puhul, aga ma olen alati sõitnud ja lustiga olen sõitnud ja ma arvan, et ka täna läheb hästi. Mitmendat korda te rulluise maratonil olete? Ühe korra jäin vahele, ma arvan, et see on kaheksas kord, ma arvan. Sellega, mis siin nädal tagasi praktiliselt oli ja tundus, et suvi on Eesti. Ja maratonereid on kogunenud nüüd siia stardikoridori päris palju. Vaatame, kes siit grupist eeotsast on tulemas. Lükkame. Näeme ka siin numbrit 14. Victorias Celsius. Nii, millised on sellised emotsioonid rajalt? Nagu ikka kõige paremad. Kas on täna mingisugused eesmärgid ka seatud sõidu? Kuldmärk, see tähendab, et ma olen kõik etapid kaasa teinud ja kõik aeg olnud hingel. Suve lemmiktegevus number 2 on rulluise maraton, esimene on mu töö. Ja kas on plaan ka kõik järgmised 10 kaasa teha? Ma usun küll. See on ju for fun, peaasi, et keegi üle praegu ei pinguta. Maraton hakkab teisest ringist. On teil tehtud, enam sinna sõitma ei pea, siit tulete veel ühe korra läbi. Nii et läheb, valge vesi, punane. Panevad liiga kiiresti, peame kiiremini sõitma.
Siin päris palju juba mööda näitab Merike Kangro, nii et palju jõudu sulle jaksu rajale, 3 kilomeetrit on veel jäänud. Tõesti sõidu esimest teist kohta on hoidnud üks ja Martin Liiv on võtmas 10. Tartu rulluisumaratoni võitu ja ta saab nüüd triumfeerida käed taeva pool. Kaspar Kaljuvee, teine mees 10. Tartu rulluisumaratoni. mainisid eelnevalt, et sa ei sea selleks sõiduks omale suuri eesmärke, et kas võit tuli sulle ootamatult? Kui aus olla, siis tuli küll ja et ei lootnud nii kõrgeid. Viimased 5 kilomeetrit saime Kaspar Kaljuveega eest ära ja hoidsime korralikult tempot, et tulla finišini. Et kui me olime eest ära, siis ma nägin, et kui tema ette läks, et tema ei vedanud nii kiiresti, kui mina vedasin. Ja siis ma mõtlesingi, et ma teen pika lõpuspordi ja täna õnnestus. Ja nii on Reinis Nootins, Трудно было, потому что я ехала за мужчинами, пыталась сидеть все время за ними и сама водила, поэтому марафон был тяжелый. Need on Stella Arvi, Kaisa Lepik ja... Esimene emotsioon oli, et sport on ikka jube raske, aga tegelikult see on tõesti vägev üritus ja suur aitäh korraldajatele, et rada on väga hea, nii et toitlustuspunktid, see emotsioon rajalt, et super lihtsalt. Aga mitu kilomeetrit täna läbisid? 21. Ja kurikuulus Inglimäe tõus ja langus. See meeldib, mulle tõusud meeldivad. Seal on võimalik järgi jõuda teistele. Ja kas järgmisel aastal plaanid? Kindlasti.